hommik, käes on Vlogmassi 13. päev ja pühapäev ja võtame... ei näita meie autot. Ja võtame sammud linna ja lähme Werneri kohvikusse siis hommikust sööma. Teeme musud makusaks. Legendaarne Tartu vaade. Jõudsime Werneri kohvikusse siis kohale ja näitan valikut veits. Mina võtsin siis Chalice'i koogi ja see on mingi croissant seal. Sa võtsid porgandikoogi. Kevin võttis maiasmoka croissandi ja see näeb täiega hea välja. Ma ei tea, mis padi see on. Võtsin ainult soolast. Oh my god. Aga nii palju valikut oli, et nii jõudne oli valida. Aga nüüd hakkame sööma. Meil on nüüd juba suund tagasi Tartust Tallinnasse, aga väga tore oli külas käia ja ma filmisin ilmselt keskmisest natukene vähem, sest et ma ei tea, nautisime niisama külasolekut ja koosolemist. Piilud või? Et ei hakanud liiga palju selle kaameraga teiste nina ees vehkima. Aga igatahes sõidame siis Tallinnasse. Nii kinni. Ja olemegi kodus lõpuks tagasi. Kell on vist... Nii, vaatame, mis see kell on. Kell on 5, aga tunne on nagu kell oleks juba mingi 8 õhtul vist. Plaanisin tegelikult, mõtlesin, et läheks poodi ja ostaks mingi jõulutaime koju, aga ma vist olen liiga laisk selle jaoks täna ja äkki jätan selle tegevuse homseks. Ei teagi. Paneks siin kodus praegu mõned küünlad põlema ja ostsin poest ka ühe uue küünla ühe aluse jaoks, mis ma IKEA-st ostsin eelmine nädalavahetus, et ma saan selle nüüd äkki ka kuhugi aknalaua peale või kuhugi üles ära panna, et siis ma näitan seda teile pärast kindlasti. Ja ilmselt tulebki selline nüüd väga lebo pühapäeva õhtu, sest et see Tartu-Tallinna ots on päris väsitav sõita. Üldse sai päris kenasti kilomeetrid maha sõidatud, et Pärnust Tallinna, Tallinnast Tartu, Tartust Tallinna tagasi. Aga ei, hästi vahva oli. Ja praegu vist ei olegi midagi pikemalt öelda. Et kui ma mingid küünlad või midagi põlema ära panen ja midagi uut veel pähe torgatab, et millest rääkida, siis ju ma siis check-inin jälle. Panin ära siis oma küünlad siia. Ja leidsin oma vanad tähekesed külasse, mis tegelikult on juba eelmisel aastal ostetud. Lisasin siia siis juurde. See alus on siis IKEA-st ostetud. See küünal on Selverist. Aga mul tundub, et see küünalõik kaob siis ära ainult. Siis see väike kuulike on vist, kust ma ostsin see? Jyskist. Ja see on... Issa ma ei mäletagi enam, kus kohast ma selle ostsin. Kus kohast ma ostsin selle küünla? Pole ainult. Mul ka praegu ei meenu. Aga igatahes sain selle aluse valmis. Täpselt 3. advendi puhul on täpselt 3 küünalt ka. Ja järgmiseks nädalaks tuleb siis 4. küünal juurde leida. Tänaseks siis jälle kõik ja hea tööd ja näeme homme. Tšau! Hommik, käes on siis esmaspäev, 14. Vlogmassi päev ja uus nädal võib alata. Ja esmaspäev algab otse loomulikult tööle minemisega. Nagu ikka. Aga õnneks on ka see nädal mul 4 tööpäeva, mitte 5, nii et koju. Lõpuks siis kodus ja tahtsin öelda, et mu päev või nojah, juba hommikust saadik ühesõnaga mu päev tehti nii ilusaks. Üks armas blogilugeja või siis nende vlogide vaataja Katrin kirjutas mulle kirja, et kuidas ta vaatas põhimõtteliselt kõik mu eelmise aasta vlogmassid läbi ja kuidas ma andsin talle õhtusöögiks
väga hea mõtte teha kanavrappe ja ühesõnaga ta kirjutas mulle nagu nii armsalt ja mul läks südame alt nii soojaks. Ja mul on nagu päev läbi nii hea tuju olnud. Et selline tagasiside on lihtsalt nagu uskumatu kui hea. Ja aitäh sulle, Katrin, see tõesti see tegi mu päeva. Aga nüüd ma hakkan, ma arvan, süüa varsti tegema. Tahaks vist ahjukartulit teha. Tuli nagu isu peale. Ja siis ma peaks tegelikult need baby-lipsid välja loosima, mis ma nüüd eelmises vlogis siis nagu ütlesin, et ma järgmises vlogis välja loosin. Aga samas ma alles täna panin ülesse selle, et äkki teid on rohkem, kes sealt tahaks osa võtta, et võib-olla ma siis venitan sellega hoopis nagu veel järgmisesse vlogi. Mõtlen veel natuke. Aga no, eks ma annan teada teile. Ciao. Was she ever treated for depression? Once I found her in the bathtub. That was an accident. Karoliina on printsess. Aga me tegime joogat jälle üle pika aja. Ja me oleme täiega oma graafikust maas, aga peaasi, et meil tehtud saavad need. Ilmselgelt meil läheb kauem kui 30 päeva aega, aga vähemalt saavad meil need tehtud. 24. detsembril oleme meie kodus teeme joogat. Ja siis kui teised kõik söövad jõulupraadi, siis meie võimleme teleka ees. Vot, aga üsna tegelikult iga päev oli mul ausalt öeldes. Päris jama aine. Ma ei tea, mis siit üldse kokku tuleb. Ja ma arvan, et ma selle baby-lipside loosi teen ka ikkagi nagu siis järgmises videos, sest et inimesed alles kommenteerivad ja võtavad osa, et ma annan neile vähe kauem aega osalemiseks. Ja ma ei tea. Räägiks meil põnevad. Sinuga või? Sa ei taha rääkida või? Karoliina vaatas just meie Chubby Bunny Challenge'it, räägi emotsioonidest. Naljakas oli. Oli naljakas, jah? Räägi emotsioonidest. Naljakas oli. Kui keegi on läinud ei ole, siis võib vaatama minna. Jaa, täiega naljakas oli. Võt. Mis siis veel? Räägime see sõitena. Mis ma see... ma tegingi endale ahjukartuleid. Jaa, ma ütlesin, et mul on ahjukartuli isu ja ma tegingi. Päris head tulid. Mitu ära sõid? No ma lõiksin vaata pooleks ju kõik kartulid ja ma sõin vist mingi kas 5 või 6 seda. Aga mis sa enne seda mõtlesid, mida sa võiks süüa, kas ei söönud äkki? Ma korraks mõtlesin, et teeks kanavrappi. Aga ma ei viitsinud poodi minna asja ostma. Okei. Enne kui käest ära läheb, siis ma lõpetan tänaseks ära selle pulli jälle. Tahad jälle minu eest ära lõpetada? Jah. Okei. Näeme siis järgmises vlogis. Tšau! Oi, mul teile. Ja juuksuris on mul nüüd siis käidud